Tere tulemast kuulama Innermondi podcasti Kui seinad räägiksid. Selles podcastis avame ukse teemadele, mis muidu jäävad nelja seina vahele. Tänase podcasti teema väärtus, väärtusetus. See on niisugune väga põnev teema, sellepärast et see on üks põhilisi teemasid, mis kui klient tuleb uksest sisse ja ta ei tea, mismoodi edasi minna. Sest see on ükskõik siis, kas see on siis suhtes, kas see on siis lastega, kas see on siis tööalaselt. Et kui ma tean oma väärtust, siis mul on alati niisugune kindel hoiak. Ma tean, kuidas ma lähen. Ma tean, mismoodi ma siin elus läbi liigun. Aga kui mul toimub selline kõikumine, siis tuleb alati see väärtuse teema. No ja tegelikult võiks ju öelda seda, et väga tihti, kui klient tuleb uksest sisse, ta ei teagi üldse. Ta ei teagi üldse, et tegemist on kas siis väärtustamise või siis ebapiisavuse või väärtuslik olemise teemaga. Ta ei tea, sinna on nagu mõnikord päris pikk tee, et sellest nagu üldse aru saada. Et minul on siin isiklikke kogemusi, no tõesti seinast seina. Aga võib-olla ma natuke selgitaksin sellest väärtusetusest. Alustame siis sellest, et lõpetada siis positiivsega. Et alustame sellest väärtusetusest, et mis see väärtusetus siis on. No selge on see, et see on emotsioon, see on tunnemeis, me tunneme, aga kuidas see tekib? Kui beebi sünnib, ta ei juurdle kindlasti selle üle sünnitusmajas, et oot, kui väärtuslik me oleme, sest me teame, et me oleme ju kõik sellel hetkel ja vanematena ka ju, laps on meie jaoks kõik. Kuidas see siis hakkab tegema? Ma olen jälginud praegu seda protsessi nüüd ka hiljuti emaks saades uuesti, et ma olen nüüd jälginud, et kui palju ma nüüd teen teistmoodi, kui palju ma nüüd oskan vaadata läbi iseenda selle väärtusetuse tunde, et kui palju ma oskan nagu tõsta oma lapse siis selliste väärtustunnet ja kui palju see üldse vajalik on. Et kui kõik on nagu loomulik, et kui palju on nagu vajalik nii-öelda ebaloomulikult, vaata see on minu valu, ja kui palju siis ebaloomulikult sellele nagu tähelepanu pöörata. Et ühesõnaga väärtusetus on väga tugev emotsioon, reeglina saab see alguse lapsepõlvest ja ta saab alguse mitte isegi meist endist, vaid ikkagi sellest keskkonnast, mis on meie ümber, nendest sõnumitest, mida me kuuleme emalt, isalt, kaaslaselt või kui meil on ka lohutamatu valu, keegi ei mõtle meiega kaasa ja me hakkame arvama ja uskuma endast, et me olemegi see, kes me oleme. Ja sealt selles mõttes on alati kaasas käivad mingisugused sõnumid vanematelt, et sa ei saa hakkama, sa ei tule toime, tee paremini. Igal juhul on see seotud mingite konkreetsete sõnumitega. Ja kool on muidugi selline, kes annab hästi palju selliseid hinnanguliseid sõnumeid ja lasteaias samamoodi juba hakkab see pihta. Nii see hakkab päris varakult ja mida rohkem neid sõnumeid on, seda rohkem see meid mõjutab. Vaata, ma saan siin kohe tuua hea näite, et mina olen pärit segaverelisest perekonnast ja kui ma käisin lasteaias, siis see lasteaia periood oli sellest segaverelisest perekonnast vähem mõjutatud. Sest siin mängis rolli see, et ma olen sündinud 75. aastal ja siin mängis rolli see, et kui ma läksin kooli, siis hakkasid juba need 80-ndated, hakkas juba see perestroika, hakkas see ümberkujunemise aeg ja minu väärtusetus kannatas tugevasti selle all, et ma olin tollel ajal pärit siis segaperekonnast, minu isa on ukrainlane, et mind tembeldati venelaseks ja ma olin kohe out. Ja see ei olnud mitte ainult õpilaste seas selline tagakiusamine, vaid see laienes ka õpetajatele, sest kõik tahtsid olla väga eestimeelsed. Aga selle eestimeelsusega kadus inimlikkus selles kohas, selles mõistmises, eks. Nii et see on ka, jah, see on huvitav, et see praegu välja tuli, et ma siia jõudsin. Sa tahtsid midagi veel lisada? Ja ütleme, see on selline, millest sina räägid, praegu on see väga tugev teema on ju meil selles ühiskonnas. Aga muidugi. Et me väga palju anname hinnanguid ja siis me anname neid hinnanguid mitte ainult väljapoole, vaid me anname neid hinnanguid ka endale siis sissepoole vastavalt sellele siis, mis me seal oleme kunagi kuulnud, mis meil on räägitud.
nii et me see sisehääl tihtipeale see kriitik meie sees annab neid hinnanguid tohutult. Ja tavaliselt suhtes on need hinnangud veel eriti, kuidas ma ütlen, meie sees, kes on selline hinnanguline iseenda suhtes, tulevad need eriti nagu esile. No vaata see sisemise kriitiku kujunemisega, et siin ma saan jälle tuua, ma ei tea, kas ühtegi kliendi näidet täna tuleb, aga lihtsalt enda kogemus on nii suur, et ma ei liialda, kui ma ütlen, et ma olin lapsena täielik absoluut. Mul oli absoluutne kuulmine, ma mängisin niimoodi klaverit, et ma vahtisin saalis ringi, ma võisin 2-3 korda nooti vaadata ja mul oli niivõrd hea musikaalne kuulmine ja mälu, et ma mängisin selle pealt, ma olin väga hea võimlemises, ma olin käinud balletikoolis, ma sain absoluutselt kõigega hakkama, aga ma olin tohutult elav ja mul olid need tunnis istumised ja see kõik oli minu jaoks nii igav, et mul oli kogu aeg, mul oli potentsiaali kogu aeg üle ja ma sain selle eest kogu aeg. Ma sain nii kaua, kuni mind lõpuks tambiti ära. Eks, et kui ma jõudsin sellesse õrna ikka, kus ma olin siis 13-14, eks ole, kus hakkas avanema ka esimene seksuaalsus, mida ma muidugi siis ei teadnud, et siis ma läksin lukku, ma läksin kinni, sest mind oli järsku nagu olnud igal pool liiga palju, küll selline, küll mulle venelaslikud näojooned ja see ja teine, et ma mäletan seda, kuidas mu maailm kukkus kokku ja kui me räägime siin sellest sisemisest kriitikust, siis ma mäletan seda hetke, kuidas see hakkas minust nagu järjest rohkem esile tõusma, et mul ei olnud isegi vaja enam, et teised midagi ütlevad. Mu ema oli väga vaikne, mu isa oli väga häälekas, et mul ei olnud vaja, et teised midagi ütlevad, sest kõik oli juba akumuleerunud minu sisse ja see hääl oli ka selline vaikiv, siunav, aga nagu väga selgelt nooti anda. Ja sealt läks ka kinni minu potentsiaal. Et seda sisemist sisekõnet tasub hakata endal jälgima. Et see on hästi hea, kus me praegu jõudsime. Et kui ma saan aru, mida ma ise endale pidevalt kordan, siis see on see koht, mida tasuks hakata jälgima ja muutma. Ja võt siinkohal ma tahan jälle nagu laiendada seda kogemust, et sellel ajal, selles vanuses, hea kuulaja, ma ei teadnud sellest sisekõnest, ma ei teadnud sellest kriitikust, see oli nii loomulik osa, see oli teiste poolt niimoodi sisse imbunud minusse, et ma teadsin, et ma olengi see. See ei olnud üldse mingi vaidluspunkt, eks ole, ega mingisugune kohalolupunkt on ju. Et aga täna, mida me teraapiaruumis vaieldamatult kogu aeg sinuga näeme, ongi see, et inimene tuleb selle sama sisemise kriitikuga. Ta on 45-aastane ja tal on ikka see lapsemeelne kriitik, see teiste poolt pandud sõnum ja see oskamatus eristuda. See oskamatus eristuda, et ja siinkohal ma ei soovi olla halvustav ega öelda kellegi kohta, et sa ei oskagi. Sa ei oskagi, me igal ajal hetkel anname endast oma parima, aga me ei tea seda, et meil on see väärtusetuse tunne niivõrd tugev. Ja võib-olla, Kairi, avaksime kuulajale siit veel, et mis see väärtusetus, kuidas see avaldub elus? Räägime täiskasvanutest, ärme täna lastest räägi, et räägime täiskasvanutest, et kuidas see avaldub, missugune see inimene on? No ma võin siia süksi natuke võib-olla ekstreemsemaid näiteid tuua, mis mul on klientide hulgas olnud. Et mul tuli kunagi üks naine, kes oli väga, ütleme, sellises suhtes, kus oli väga vägivaldne mees ja ta väärtus, ma saaks öelda, et see oli suhteliselt, ta iseendaga üldse ei suutnudki tegeleda ja ta oli juba selles punktis, et ta oli nagu lahku läinud, kuid samas see tagasitõmme oli nii suur, et kuna tal oli ka lapsepõlves täpselt sama kogemus, tal oli vägivaldne isa ja ta oli harjunud sellega ja ta saigi aru, et ta ei peagi kuidagi, ta ei julgenudki olla keegi, sest ta oli terve elu olnud mitte keegi. Ja kui sa oled terve elu olnud mitte keegi, siis isegi kui sa oled lahku läinud ja hakata nüüd seisma 2 jala peal ja ütlema, et mina olen nüüd siin. Räägi on ju. Jah, et ma saan hakkama, ma tulen kõigega toime. Ta ei suudaks seda öelda endale, sellepärast, et terve elu on kuidagi keegi mind juhtinud. Keegi on pannud mulle paika, kuidas ma pean siin elus liikuma. Ma jälgin seda. Ma olen järgija. Tead, mul meenub siin, ma kuulasin suvekoolis Gertriin Petrov avas ühe väga huvitava, tema on ka siis emotsioonide õpetaja ja ta avas ühe väga huvitava mõtte, ta ütles sellise mõtte, et igas sellises vägivaldses suhtes on ju, peab olema ka mingi komm.
Ja vaata, see on ka selline, ütleme ka siin selles sisemise kriitikulis, ma praegu nagu mõistan seda ülihästi, et siin on see komm nagu selles, et ma saan, kuna ma olen nii harjunud sellega, et ma olen niivõrd väärtusetu ja kui isegi nagu välismaailm tahaks mulle peegeldada midagi muud, siis ma liigun tagasi sellesse suhtesse, sest seal ma saan ennast tunda 100 väärtusetuna ja see on mulle turvaline ja siin ongi see komm, kuigi see tegelikult asub, eks ole, meie ajus -poole peal on ju. Et noh, et ja seda märgata üksinda. Ja kui ma küsisin selle naise käest, et aga mida sa siis tahad, siis ta ei osanud mulle vastata. Ta ei teagi, sellepärast, et ta ei olegi kunagi midagi julgenud tahta. Ta ei teagi, mis on tema vajadused. Ta isegi ei tea, mismoodi siit elus edasi liikuda. Et ma arvan, et see on siuke võib-olla natuke ekstreemsem näide, aga selliseid situatsioon on. Et tasubki enda käest küsida, et aga mida siis mina tahan ja mida siis mina vajan. Ja muidugi selle vajaduste ja tahtmisega see on see teine, see ego pool nagu on ju, et siin oleks vaja seda ego nagu treenida, et jah, ma saan hakkama, ma tulen toime on ju ja ma võib-olla saan aru ka, mida ma tahan. Aga siis on see teine pool, et tihtipeale oma nendes Zoomides, kui me räägime gruppidega, siis on ju meie käest väga tihti küsitud, aga kui ma hakkan nüüd niimoodi siin nõudma, siis kõik mind vaatavad, mis pilguga, et see on egoist. Ja tegelikult mingis mõttes, kui ma seisan iseenda eest ja oma vajaduste eest, siis ma olengi egoist, aga ma ei sõida kunagi üle teistest. Ma ei ole see ei ole ju see koht. Ja nagu mulle tundub, et siit on natukene võib-olla nagu, kuidas ma ütlen, see on, ma mäletan, ma räägin võib-olla natukene, kas võin jah, et ma räägin korraks vahele oma kogemust, et võib-olla kuulaja saaks paremini aru, see on selleks, et jõuda sellesse kohta, kus ma üldse hakkan nagu aru saama, et kas see on ego või ei ole, et ma julgeksin hakata seda endale ütlema. Ma toon 2 näidet, et üks näide on mul enda näide. Ma hakkasin endale peegli ees harjutama, ütlema, et ma armastan ennast. See oli nii tohutult raske, see oli niivõrd tohutult raske, et ma ei suutnud seda lauset ära lõpetada. Ma päriselt ei suutnud, et ma alustasin nagu ühe sõnast ja siis teised sõnad nagu vaikisin enda sees. Mul oli väga raske seda lauset välja öelda kuuldavalt. Ja kui ma seda nagu hakkasin välja ütlema ja hakkasin välja häälima, siis mul oli ka raske seda uskuda. Ma ei tahtnudki seda uskuda ja milleks seda üldse uskuda. Ja see väärtusetus on nii tugevasti nagu juurdunud, et siin tuleb ka nagu kindlasti anda aega sellele protsessile, et see ei ole nii, eks ju, et ja nüüd ma olen väga väärtuslik. Ja teine on mul kliendi näide, mis on väga hea, mis on seotud ühe ülekaalulise naisterahvaga. Tema algkaal, kui ma õigesti mäletan, oli 94 kilo ja me tegime tööd temaga ja jõudsime siis sellesse kohta, et ma nägin, et tal on seesama koht, et ta ei saa hakata nagu seda välja häälima ja ta ei veel vähem seda uskuma ja see nagu lõppes iga kord nagu pisaratega. Et me tegime sellise kokkuleppe, et iga -kilo on 10 kaitset. Ja mida ma tahan nagu sellega öelda on see, et ma õpetasin teda või me koos õppisime. Mina sain teda ainult juhendada selles protsessis, mis ma olin läbi käinud. Me koos õppisime, et kuidas see 10 kaitset avada. Ja teate, mis see hakkaski võrduma iga -kilo. Tänaseks see naine kaalub, minu viimane kokkupuude oli täpselt -20 kilo, see oli tähendab 74 kilo. Nii et kui ma nüüd siin algnumbris ei eksinud, ehk et lihtsalt see rasv ka meis tegelikult hoiab kinni vaata seda kaitset on ju. Ja see, et ma tegelikult tean, et ma olen siin sees väga väärtuslik, aga no jumala pärast ma ei julge seda maailmale näidata. Ja Kairi, sina mäletad mind, kui me kohtusime, loodetavasti mäletad, vaata kus uhke on ju. Aga ma tahan lihtsalt öelda seda, et kui me kohtusime 5 aastat tagasi, siis minu enese väärtus oli 2-. No, see ei olnud isegi 0, see oli 2-. Ja ma olin täielik pliiser. Ma olin teisi teeniv, ma tahtsin olla kõigile jaoks kohe olemas ja ma olin veel meie koolis, eks ole, teadlik mina, ma olin grupijuht. See andis mulle ideaalse võimaluse selle rolli täitmiseks. Ja niimoodi ma siis rahuldasin oma väärtusetuse, kui raske sõna isegi täna, väärtusetuse tunnet, et läbi sellise teiste heaolu, et see on hea koht, mida märgata. Ja see on kindlasti üks osa, et kui ma tahan, minu suund on selles suunas, et ma tahan, et kõigil teistel oleks hea, siis see näitab ka seda, et ma olen iseenda nagu kõrvale jätnud. See on üks väga oluline koht kindlasti märkamiseks ja kõigi teiste jaoks. Ma elan kõigi teiste jaoks. See sama koht, et
ma teen seda kõiki teiste jaoks. Aga noh, seal all on alati see varjatud see, siis ma olen märgatud. Ja minuga käis veel kaasas see tohutu ports süütunnet, millega ma nagu ka ei osanud toime tulla, et see oli niivõrd nagu jõhker, ma ütleks nagu jõhker. Ja siis sa näed, et kuidas sa nagu märkamatult annad tegelikult selle edasi oma lastele. Mul on väga suure vahega lapsed, esimene laps on 26 ja teine on aasta midagi, või tähendab 3, vabandust, et siia vahele jääb mul veel üks poiss, et lihtsalt ma näen, kuidas erinevatel ajajärkudel oskamatusest, on ju, et ikkagi tehes sellel ajal oma parima, ma annan seda edasi, mis ma ise olen, et igal juhul, kui sa tunned seda, me kõik tunneme mingil määral väärtusetuse tunnet. Me kõik tunneme mingil hetkel, me tunneme seda. Kuidas see avaldub veel, et ma ju mõõdan ennast teiste inimestega, et ma lähen kusagile ruumi, siis ma vaatan, et mis temale seljas on ja mis minul on ja kas see on vasklik ja või kuidas tema, et vaata, et ta suudab nii hästi naerata, et ta on nii avatud, on ju. Et see kõik nagu ikkagi kuidagi nagu mängib selle emotsiooniga, selle väärtusetuse tundega meis. Ja ütleme, mis on siuke tipp minu jaoks, et mis on praegusel ajal ka päris huvitav koht, et me oleme hästi siuksed vaimsed inimesed ja need, kes tegelevad vaimse tööga, siis tekib see, et ma olen vist vaimsem. Niimoodi või? Okay. Ma olen parem ja siis ma tõstan ennast teistest kõrgemale. Ma ei osanud niimoodi kunagi mõelda, aga tegelikult ma niimoodi mõtlen siis ja see kemplemine käib ju. Ja, et mul on kokkupuude sellega, et ma olen selles parem. Et see ei tähenda seda, et ma olen väärtuslik, vaid tegelikult see näitab seda, et seal all on hirm või kõhkluse koht hoopis, et ma võin küll siit tõsta teistest ennast üle, aga tegelikult seal all on alati siuke hirmu koht. Kui ma ennast ei võrdle, kui ma ei sea teisi kuskile positsioonile, siis on see tasakaalus. Et nii kaua, kui ma nagu teen seda võrdluse kohta ise, kas enda sees või väljapoole, siis tegelikult on alati seal seotud väärtusega. Ja seda ma olen küll märganud, et väga palju kogemusi, mida antakse tänane Facebooki võimaldab kõike, et väga palju kogemusi, mida antakse edasi oma kogemuse baasilt ja nii edasi on ju siis, et sa näed seda püüdu inimesed, et ta tahab nagu, ta räägib oma kogemusest, ta tahab ennast tõsta ja tõesti praegu ma märkan nagu seda, kui sa ütled, et ma olen vaimsem sellest aspektist nagu vaadatuna, et tegelikult sa ikkagi näed selle läbi. Et jah, eks ole, kui sa isegi komistad selle otsa, siis sa ikkagi ühel hetkel näed nagu läbi, et mis siis, et ma siit praegu alustan, aga see ei ole vist päris see ja siis tulebki ju edasi liikuda. Aga kuidas siis jõuda väärtuslikkuseni, et kuidas see, et see väärtus kasvab meil koos enesearenguga, muidugi teatavad sammud, mida me siin saame teha, aga kuidas nagu võimalikult valutult, minul on siin jälle oma kogemus, aga ma kuulaks hea meelega, mis sa ütleksid. Kõigepealt on üldse vaja aru saada, et mis mu sees toimub, et kuidas ma mingites situatsioonides käitun, mida ma ise endale räägin, on ju, palju ma ennast üldse kõrvale jätan, palju ma üldse nagu lähen, tõstan ma ennast, madaldan, pisendan, mis minu süsteemis toimub, et mismoodi mina selles maailmas toime tulen, et ma olen see kõige olulisem koht üldse. Ja kui ma sellest olen aru saanud, siis saab alles tegelikult hakata muutma midagi. Ja need sammud, mis me siin tegelikult täna ka nagu läbi võtsime veidikene sinu näite najal, et ma arvan, et see on päris hea selline näide siin, et kõigepealt ma saan aru, nii ma toimin, on ju, siis ma võib-olla võtan midagi siin ette, vaatan, kuidas seda nagu saaks muuta, missugused sammud ma siin astun, ja selleks, et üldse jõuda, see peab olema jõudma sellisest tasakaalupunkti, et me ei saa nüüd mingites kohtades ma tunnen ikkagi ennast võib-olla ebamugavalt ja mingites kohtades ma võib-olla ei saa hakkama, et ma arvan, et inimene on inimene ja see on elu, on ju, aga et ma ei kao ära kuskile oma sisekõnesse või oma mingisuguse emotsiooni või lihtsalt nagu see on kõik, naistel on see väga levinud, et see on kõik lapsed ettepoole, mina olen ka selles faasis olnud, kõik on, perekond on kõik palju tähtsam kui mina ja siis ma lihtsalt kaon ära sellesse. Ja siis ühel hetkel, kui ma sealt nagu niimoodi toibun ja ärkan ja hakkan nagu pead kergitama, siis kõik vaatavad, mis sinuga nüüd juhtus. Ja ära keerasid. Ja, et mis sul juhtus on ju. Et see on ka siuke hea koht. Ja et kuidas siis siin nagu niimoodi nagu mõnusalt hakkama saada ja võib-olla siis seda tähelepanu juhtida teistele, et ma olen praegu ka ikkagi olemas, et
ma siis oma näitest saan öelda seda, et minul on 2 näidet. Üks on siis, ma loodan, et teist nüüd ära ei unusta, aga esimene, mis on olulisem, on see, et kõigepealt mul tuli aru saada, mis on see, mis on mind väärtusetuks muutnud, mis see on. Ehk et see ongi kellegi öeldud ja see ei ole alati pahatahtlik, eks ole, et ongi mingi märkus selle kohta, et mina olin hästi elav, mul kõik lendas käes ja loomulikult oli mul leib porine ja loomulikult mul olid kuskilt sukad katki, see käiski sellise elu juurde, sest ma olin, sa tead ka, kui kiire ma olen. Ma olen hästi kiire, et mul kõik käis nii ruttu ja siis veel see lapselik energia ja avastamisrõõm sinna juurde, onju. Aga kui sa kogu aeg nagu saad selle eest, ehk et kõigepealt nüüd siin täiskasvanud eas olles ja seistes, ma üleüldse hakkasin taga otsima neid, seda, mida rohkem mulle oli öeldud, et väärtusetust, eks ole, mis tekitas minusse, ma hakkasin seda tuletikuga taga otsima, kus mul on see võime, kus mul on see võime niimoodi hakata klaverit mängima, kus mul on see võime uuesti oma hääl lahti laulda, kus mul on see võime nii hästi tantsida, kus mul on see võime kõike korraga teha, kus see on? Ja see ei tegi jälle niimoodi tagasi, sest siin on ju tohutult hulk neid kihte, mis on meile ju peale laotud. Ja siis ma tahtsin seda kohta peegeldada, et mis sa ütlesid egost, et siit võib nagu tunduda, et näed, et ma nüüd muutusin egoistiks, et lõpuks ometi ma hakkasin ennast väärtustama. Aga teate, kui see ei ole pahatahtlik, siis see ei ole ka egolik kuidagi, et see, et ma asetan ennast, kõigepealt see on elureegel, seda me ju tegelikult õpetame ka oma teadlik tee rahani kursusel, eks ole, on prioriteetide püramiid, mis alati algab endast. Mul ei ole võimalik isegi oma rahani jõuda, kui ma ei ole oma prioriteetide püramiidi tipus või siis meie 9 kohtumist iseendaga. Ehk et see ei ole mitte kuidagi egolik, kui see ei ole nii kaua, kui see ei ole pahatahtlik teises suhtes. Aga enese asetamine esimesele kohale, ma saan ju siit ka siis olla teistele toeks, kaaslaseks. Ja teate, see väärtushinnang endas, see hakkab nagu loomulikult tagasi tulema, kulmineeruma. See illusioon hakkab kaduma sellest nendest öeldud sõnadest. Ja minul on tänaseks oskus ka vabastada oma emotsioone ja nendega tegeleda, mis on tohutu väärtus juurde. Et aga muidugi seda põhja on vaja mõista, et kust see kõik on alguse saanud. Teinekord on, mõnikord mitte. Nii et... Ja, et võib-olla siis siia lõpuks ma tahaks võib-olla siukse näite tuua, et kui me sõidame lennukis ja kui alla kukuvad need hingamis... kuidas need siis on nüüd? Hingamis need... abivahendid. Just, jah. Hapnikumaskid. Just, hapnikumaskid. Siis me paneme alati selle hapnikumaski kõigepealt endale. Ma praegu mõtlen, kus ma panen endale ja ma hakkan ka seda teisele. Ja siis alles teisele. Sellepärast, et me ei saa mitte kunagi olla toeks abiks või ükskõik, kui me ise sellele. Me ei saa kõrvalolijat aidata, kui mul endal ei ole seda hapnikku. Nii et see eneseväärtus või eneseväärikus või eneseväärtusetus on kõik sellega seotud, et ma kõigepealt pean seisma ise 2 jalal, endale andma seda hapnikku ja siis alles ma suudan seda teistele pakkuda, mitte vastupidi. Jah, nii et tõesti, see on niimoodi ja väärtusega, kui me praegu veel nagu korraks laiendaksime veel seda ütleme elu eksistentsi, siis ma tahaksin öelda seda, et ärge muretsegem nende asjade pärast, mis meist maha jäävad, et küll lapsed ja vanemad ja sõbrad või kes siis ümber on ära jagavad, et muretsegem oma hinge pärast ja selle pärast, et kuidas me siin elame ja mida me võib-olla, kes usub järgmistesse eludesse kaasa võtame ja kuidas ma ennast siin ja praegu tunnen. Et usaldage elu loomulikkust ja pöörake see väärtusetuse tunne väikeste sammudega siis sellesse tänapäeva, kohaldage see tänapäevaga ja siit hakkab kasvama see sisemine väärtus, sest ma olen täpselt nii väärtuslik, kui ma iseennast iseendana tunnen. Nii on. Ja aitäh sulle, Kairi, selle teekonna eest täna.